Ja mis teie vaatate, nagu te teeksite suu hingamist või? Okei, näitame aplausiga, kui paljud teist on teinud kunagi kellelegi suu hingamist. Okei, 1, 2. Kellele sa tegid? Kliendile restoranis. Palju ta sulle tippi jättis? Aga mis tal juhtus? Ta lämbus söögi see siga. Nii hea söök oli. Mis restoran see oli? Inglismaa, ma mõtlesin, teen promo. Toit nii hea, et sa lämbud. Oota, sa tegid valet asja ju. Kui sul on toit korgus, sa teed ju seda Heimlichit. Nii et sa lihtsalt panid tatti mingi tüübiga. Damn! Mõtle, sul on kuradi 8 jalg korgus ja järsku mingi Eestis pärit teenindaja paneb veel ühe kombitsa sulle suhu. Daamid ja härrad, Daniel Weinbergs. Tartu, kuidas meil läheb? Ma tean, et on teisipäev, aga ega teil midagi selle vastu pole, kui ma väike märjukest panen. Ei ole. Super, üks tüüp ka. Ei ole. Ma löön oma naist. Ei ole. Ma olen proovinud mõelda oma tuuriga mingisugust sellist nagu joomismängu, et millal on õige hetk teha tequila shot. Ja mõtlesin, äkki iga kord, kui tuleb mingi päris aplaus, et siis teen. Ja Rakveres te viite mind auda. Rakveres. Oi, pärast seda show'd. Rakveres. Pärast seda show'd, kui ma Rakveres lavalt maha tulin, siis ma võisin rooli minna. See olnud hea. Aga nüüd me oleme siin. Tere jumal tänatud, et suvi hakkab läbi saama vaikselt. See ei ole see, et mulle ei meeldi suvi. Mulle ei meeldi sõbrad, kes kogu aeg tahavad meres ujuda. Issand jumal, ilm on nii soe, lähme merre ujuma. Vesi on täiega soe. Kas on? Kas merevesi on kunagi tegelikult soe? Ei, see on nagu mikrokalasagne. Ta võib olla pealt veits soe, siis jääkuubik. Ja siis on natuke veidralt soe, mingil põhjusel. Ja ma olen nagu halb meres ujuja, siis ma olen nagu argpüks, on ju. Ma nagu, tead need sõbrad, kes jõuavad põlvini vette ja panevad kohe peakat. Siis neil on mingi veider võim süle, on ju, tulevad niimoodi ligi sulle. Ma olen nagu, ära pritsi! Ei, ma olen omas tempos, on ju. Siis kõnnid, veetase tõuseb ja kui ta jõuab siiani, su aju annab sulle selge signaali. Mida iganes sa oma jalgadega oled teinud, suukottidele see ei sobi. Ja siis sa pead otsustama, kas ma päriselt tulin keradeni vette ja nüüd pööran tagasi või. Siis näed, mingi mustlased viivad su telefoni minema, üliäge. Suvi on äge. See oli siis minu merepitt. Lugesin kuskilt, et juba valetan. Nägin TikTokist. Kui sa jood ühe õlu, see on sama nagu sa sööksid 6 viilu saia. Aga ma ei tea, ma ei ole kindel. Ma pole kunagi paki Fatserit ära söönud ja siis mingist perest autoga üle sõitnud. Okei. Ma tunnetan temperatuuri. Nägin veel ühte doki, mis seletas. Kui beebi sünnib, tal on kaasa antud 2 kaasa sündinud oskust, 2 instinkti. Keegi teab, mis need on? Üks on imemine, on ju mitte nagu joint, vaid nagu, ema imetamine. Ja teine instinkt, kui sa paned beebi pea vee alla, siis ta automaatselt hakkab hinge kinni hoidma. Nii et Tartu, pange endale kõrva taha.
kui teil on kunagi väga vaja üks imik ära tappa, enne kui teda merre viskate, pange talle joogikõrs suhu. See on beebide krüptoniit. Seda ta vääriski. Mulle meeldib, nagu sa pead kaval olema, et beebit tappa. See oleks lihtsalt nagu tehtud. Keegi siit porri vaatab, paneb keegi pihku või? Ma vahest panen kogu aeg ja vaatasin porri ja tead, mis mind häirib? Mind häirivad pornovideod, millel on taustamuusika taha pandud. Ei päriselt ka, kui suur on tõenäosus, et meie fetiš ja muusika maitse ühtivad? Ei, nagu paljudele meeldib koerapoos. Paljudele meeldib Rammstein. Aga kui paljudele meeldivad Rammstein ja koerapoos? Lihtsalt... No, see ei ole sama, see ei ole sama. Huvitav, kuidas Jumal valib, kes saab millise fetiši? Kas see on kuidagi tähtede seisu järgi on ju, et see mees sündis täiskuuga võlbriööl, seega jalad. Talle meeldivad jalad. Siis mingi hommik Jumal ärkab vihasena üles ja teeb pedofiile juurde. Järgmine päev tunneb ennast sitasti. Okei, te võite minu majja tööle tulla. See on fine. Okei. Vaadake, see on ainus platvorm, kus ma võin oma fucking sõgedaid mõtteid väljendada. Jah, te ei õpi täna siin show'l midagi. Ma räägin ainult asjadest, millest ma ise ka aru ei saa. Aga ma püüan õppida, on ju. Epp Kärsin mulle meeldib. Ma olen temalt palju õppinud, on ju, kuidas paremini rahuldada iseennast. Näiteks ma sain Epp Kärsinilt teada, et kui sa onaneerides kasutad liiga palju libestit, siis võib asi käest ära minna. Veel üks asi, mida ma õppisin Epp Kärsinilt, on see, et paraku meestel on pärakus G-punkt. Ma ei tea, Tartu mehed, teeme aplausi, kui paljud meist on midagi endale perse toppinud mõnu saamiseks. Ma ei usu. Aga okei, jälle olen mina sainus. Ei, ma olen nagu avatud mõtlemisega mees. Ma olen igasugu asju proovinud, kanepit, matkamist. Mõtlesin, proovin siis seda ka, olin siis elutoas, sülitasin Telia puldi peale. Selles mõttes rahunege maha nagu selle peenikese boksi, mitte televiisori. Jõudsin esimese nupuni. Telekas läks käima. Varro Vooglaid räägib mingit juttu. Ma ei saa talle nii teha, tal on niigi palju valu silmades. Tõmbasin puldi välja, telekas läks kinni. Kõiki uksi ei peagi avama. Eriti tagauksi. Mingis mõttes need G-punktid Eesti meeste pärakutes, need veits on nagu on suunatuled BMW-del. Need on seal põhjusega, aga ainult pededele. Ja mulle meeldib onaneerida, see tuleb terve tund muideks. Mulle meeldib pihku panna ja suvetuurid on eriti rasked, sest me oleme, teil on lõbus, aga me oleme 8 gorillat koos ühes toas, privaatsust ei ole, 3 nädalat lihtsalt kotid kogunevad ja oli viimane päev, olin Rogeri pool Tartus, tema korteris on ju külas ja 2 olime, mingi hetk Roger ütleb, et kuule, Tän, et ma pean 3 tunniks ära minema. Mul oli see, et head teed sulle. Ja siis, läheb, aga lahkudes ta paneb pea niimoodi ukse vahelt, kuule, Tän, et ära minu korteris onaneeri. Ja ma olen nagu, see oli napikas. Ja ma ei tea, kuidas su nimi oli, mees? Ergo. Nagu ergomeeter. Sa oled Ergo. Tavai, Ergo. Siin on nüüd otsus, kas ma pidasin oma sõnast kinni. Lahendusega, mis ma välja mõtlesin. Mul oli nagu
telk kaasas. Ma panin selle telgi Rogeri elutuppa püsti. Ja ma ronisin sinna sisse ja panin seal veel väikse telgi püsti. Ja... Mul olid kotid nii täis, 2 pumpa, projektiir, läbi sääsevõrgu. See oli nagu aur järsku. Ma ei pidanud isegi koristama. Kas ma rikkusin reeglit või? Arvad küll, jah. Fuck, see vist ka ei aitanud, et ma riista vastu kardinat pühkisin. See ei aitanud üldse. Oh my god. Teil on kunagi kellegi suguhaigus olnud või? Kellegi siit on või? Ei, mida? Kumb? Okei, see kõlab juba kahtluselt. Ei. Saad aru, mis mul hiljuti oli? Duši all on ju, pesen kiivri alt. Oh shit. Mu riist näeb välja nagu noor kärbseseen. Täpid, mingi seelik ka nagu... Mu munnil on seeneraamatus 3 tärni. Ei ole söögiseen. Ja okei, ärge muretsege, ma nagu pöördusin arsti juurde. Okei, mul on sõber, kes õppis arstiks. Ja see on ülinaljakas, ma olen iga aasta talle saatnud munnipildi. Ja ta on alati vastanud mulle, ma ei tea, see näeb okei välja. Muideks, ma õpin hambaarstiks. Su riistal on okei tigemed. Ühe korra käisin ta vastuvõtul, ta pani mu munnile breketid. See oli väga hea. Ma ei tea, mul oli nagu koolis suht raske. Üleüldse tähele panna, nagu ma olen täielik ADHD Tanel nagu. Ei, ma ei pane tähele ja. Gümnaasium on see koht, kus sa õpid esimest korda, maailm ei ole võrdne. Ma sain sellest aru, kui oli see koolilaat. Tead, kus aulas igaüks paneb leti püsti ja saad taskuraha teenida. Ma sain aru, kui su vanematel oli kodus vahvlimasin, sul oli ebaõiglane edumaa. Tead need klassivennad, kellel kuradi see keeratud kokku vahvel, 1 pool šokolaadine, teine vanilje, sprinklid peale, Red Bulli telk taga, kassapõhi 500 krooni, järjekord on ju. Mul ei olnud isegi laual lina. Mul oli see munn, mille ma olin eile graveerinud sinna. Piparkoogid ilma glasuurita. Ei olnud isegi erinevad kujud, kõik oli klaasiga tehtud niimoodi. Kõrbend ka. Ja mul oli õpetaja Reet, tal hakkas kahju. Tuli juurde, oli nagu, oi, mis need on, kuivikud või? Piparkoogid. Ja, piparkoogid. Tead, võtaks lausa 2. Isilem ma nägin nurga taga, kuidas ta neid taskurätiku sisse sülitas. Ja läks vahvli järjekorda. Ja ma olin nagu, su kuradi reetur. Ei, mul oli gümnaasiumis jõhkralt raske. Ma olin nagu humanitaar ka. Kurat, see on ikka ülikarm, kuidas nii noorelt, 9. klassis sind pannakse juba ühte või teise kasti. Et sa oled kas humanitaar või maksujõuline inimene tulevikus. Ja ma ei väida siinkohal, et kõik humanitaarid on taunid. Aga kõik taunid on humanitaaris. Ja see on fakt. Õpetaja ei vaata väikest Taavetit, kes sööb pulgaliimi. Äkki ta on numbritega hea. Ei, ta on võib-olla näpuvärvidega hea, kui ta piisavalt liimi sööb. Koos teiste humanitaardidega. Ja veel üks idiootne vaidlus, mis gümnaasiumis toimus, on ju, kumb on parem? Kas A-klass või B-klass? Ja see on nagu nii idiootne vaidlus. No shit, et A-klass ruulib. A-klass surub, B vastu muru. Ja ma tunnen, kuidas mõned teist siin publikus on nagu, aga C-klass. Ütleme nii, et ei saanud isegi B-klassi.
kuradi ebardid. Veel üks asi, mis oli sitaks ebaõiglane, ma tunnen. Gümnaasiumis. See, et nad panevad nagu samalt vanalt, samasse klassi poisid ja tüdrukud. Tüdrukud, te saate nii palju varem nagu küpseks peas. Te hakkate varem arenema, on ju 15-aastane Katriin, ta mõtleb juba koduaseme laenule. Ma olin 15, ma arvasin, mul on kõik elu läbi mõeldud. Ema kinkis jõuludeks rula. Tony Hawk teenib miljoneid. Edasi on Lepase Reega. Ma olin ülbe ka, kiigun tagapingil, närin pastakat, huuled sinised. Naeran tüdrukute üle, istuvad esireas, selg, sirge, 16 eri värvi markereid highlight imiseks. See lause kõlab nagu midagi, mida mul on 6 aasta pärast vaja tööintervjuks, selle teeme roosaks. Ja ma tagapingis naeran, kunagi kui ma kickflippe teen, läheb mul sekretäre vaja küll. Ja nüüd nad on mu ülemused. Ülikarm. Poisid peaks palju hiljem gümnaasiumisse minema, ma tunnen. 25-aastasena. Siis on ta valmis. Ma olen 2 nädala pärast valmis. Ei, siis ma mäletan seda, ma olin 9. klassis ja nad tahavad, et ma paneksin endale nagu matemaatikat siia. Ja mingi hetk tulid numbrite kõrvale tähed ka, nagu what the fuck is that? Ja kõik, millele ma suudan keskenduda, ma tahan oma klassiõdasid keppida. Nii väga ma tahan neid noori alaealisi tüdrukuid, kes on minu vanused. Selles olukorras nad on minu vanused. Aga sinu klassiõed ei taha sind. Sest nende jaoks sa oled Bart Simpson. Ebaküps ragulka tagataskus kuskil foyees mängid spinneriga. Ei, su klassiõed tahavad endale küpset meest, kes on 30. Tal on karjäär, ta on huvitav. Ja 30-aastased mehed tahavad keppida gümnaasiumi tšikki. Nende jaoks kõik toimib. Aga tead, mis on kõige ehtsam näide jumala õelast huumori meelest? 30-aastased naised ei taha ikka keppida gümnaasiumi Bart Simpsonit. Ja 30-aastased mehed ei kepi 30-aastases naisi, sest et nad just lahutasid abielu, kuna see vanasiga keppis gümnaasiumi tüdrukud. Kas te näete, kuhu ma siin või? Meil on pool ühiskonnast permanentses nikuikalduses. Ja kas peaminister räägib sellest? Ei, meil on mingi tank. Muideks ma mõtlesin, miks see nii on, miks nooremad tüdrukud saavad keppida vanemaid mehi, aga miks vanemad naised pole nõus keppima noormehi? See on sellepärast, et vanemad naised ei viitsi õpetada piimavuntsiga noormehi keppima. Vaat sa vanem mees, mida sa noorele tšikile ikka õpetad, et ole paigal, ära isale räägi. Aga sa oled vanem naine ja sa õpetad nagu teismelist poissi keppima, see on nagu ohtlik lausa. Sa ei näe, mis seal taga toimub. Sa oled nagu sõiduõpetaja, kellel ei ole oma pedaale. Üks vale liigutus ja asi on täiesti perses. Ei, oh my god. Kuidas nimi on ära? Silver. Silver, mu lemmik metall. Kuidas läheb? Silver? Sul läheb väga hästi. Kust kandi poiss oled? Jõgeva. Jõgeva town. Ei, sorry. Ei. Nagu lubatud. Jõgeva siis, jah? Elab praegu ka seal? Mitte päris. Mida vittu see tähendab? Mitte päris Jõgeval. Ehk siis Tartus. Libiseb. Mida see Sanaksi rahvas nüüd räägib seal taga? Libista, sina. Veel üks Sanaks.
ja see on see, kuidas skunk ründab. Oh my God. Tere, mu vanemad tahtsid nii palju rohkemat mulle. Silver. Jõgeva maal elad. Jõgeva maakonnas. Väga hea, kui vana sa oled? 25. Mida sa seal Jõgeval ka teed? Tööl, kus sa töötad? Metallifirmas. See on nagu kõige naljakam, kui su nimi sobib su erialaga. See on umbes sama, kui mingi ehitaja nimi on Riho Tellis. Ei, sa näed uudistes kogu aeg, et ja nüüd räägib meiega kalameeste juht Ivo Angerjas. Mul on nagu, kas siin nagu kasvatati selle töö jaoks? Ja kas su vanemad olid nagu, me oleme uhke metalli sugupuu, meie poiss on Silver, meie vanem poiss on Pronks ja meie kõige vanem poiss Andrus on Kuld. Nagu Värnik, vahet ei ole. Töötadki metallifirmas, mida sa seal täpselt teed? Tehnoloog, las ma pressin siit komöödiat nüüd, tehnoloog. Mida see tähendab? Mida sa täpselt teed? Määrad tootmisprotsessi. Lähme naljadega edasi lihtsalt. Mis ma nagu siit nagu nalja teen? Määran mingi tootmis... Nüüd tuleb see osa tunnis, kus ma olen nagu liiga täis ja ma olen terve aeg nagu... Aga enda peas ma mõtlen, türa, mul läheb sitaks hästi praegu. Aga tegelikult keegi saab munniga aru. Määrad tootmisprotsessi, et oleks vaat mu peas on nagu RuneScape, et tuleb võimalikult palju neid silver bar'e. Väga hea, türa, nailed it! Jälle hea crowdwork, tehtud. Okei. Okei. Mis ma öelda tahtsin? Ma ei pannud koolis väga palju tähele. Aga mõnes koolis võiks asju tähele panna. Näiteks autokool. Tasub kõrva taha panna. Ma olin nagu autokoolis, kui tuli see peatükk õpikus, kus nad räägivad politsei käemärguannetest. Ma mõtlesin, et see on mingi vana õpik. Meil on valgusfoorid praegu, see on mingi hobukaariku aegadesse peatükk ja saad nagu autokooli läbi ja tead autokoolist sa saad välja, sa hoiad nagu käsi roolil nagu uppuv 8-aastane hoiab batuudist, on ju. Nagu õpetaja õpetas. Aasta aega sõidad, on ju, tekib see enesekindlus. Nüüd ma pööran rooli nagu DJ ühe käega. Ring TV, waka waka. Aasta aega sõidan, kuni üks hommik viin ema töö juurde. Ja muidugi esimest korda elus ma näen seda Helkur Vestiga miimi. Muidugi ma olen see esimene auto ta ees ka. Järsku mu käed lähevad niimoodi tagasi rooli peale. Ja ma olen nagu, ma ei tea, mida see tähendab. Tüüp teeb nagu niimoodi, ma olen nagu, mida see tähendab, kas see on kojamees, kas mul on aken, lase... Nüüd on kõik vahune, nüüd ma ei näe mitte sittagi. On ju, puhastab ära, kõik on kristall selge. Tüüp teeb lihtsalt vihasemalt niimoodi. Nüüd tal on vile ka suus, ma ei kuule, mul on kõllid põhjas. Küsin emalt, ema, mida tal on 30 aastat load on? Mida see tähendab? Ta on nagu, see on minu esimene ka. Nagu okei, mida, vaata nagu äkki kõrvalauto aitab. See näitab ka mulle käesignaali. Sellest ma saan aru. See on nagu arusaadav. Ja siis BMW mu selja taga lasi ka signaali. Ja sellest ma saan aru, see on suht arusaadav, see tähendab Tallinnas liigu.
ja nii ma liikusin ja buss, kes mulle vasakult lähenes, juht pidi jalad nii sügavale pidurisse lükkama, et 4 paari proteese lendas plaksti vastu tuuleklaasi. Ja mida ma teile öelda tahan, on see, et see BMW mu taga, tema ka ei teadnud. Et mõelge alati oma peaga. Aga see on suht fucked up, et lapsi on veel lihtsam teha kui juhi lube. Ei, no vähemalt kui sa lähed sõidueksamil on ju, ma tegin sõidueksamit 11 korda. Jaima teooria nagu oli mul selge, aga nagu vaat sõiduõpetaja või eksaminaator, ta ei vaata ainult seda, mis on su teadmised. Ta vaatab sulle silma. Ta vaatab, kes sa inimesena oled. Ta vaatab, palju isa su elus oli. Ja kohe, kui ta näeb, et sa oled mingi veider tüüp, kes nagu tead, kui silmaiiris nagu liigub natukene. Ta näeb selle momendi ära ja ta kohe eksami alguses mõtleb välja põhjuse, miks sind läbi kukutada. 10 meetrit sõidate kuskil parklas. Järsku vana lööb mõlemad jalad pidurile. Sa juba nutad. Tüüp murrab vaikuse. Nii! Mis on valesti? Mul on nagu... Ja sa ei tea. Sa pakud. Peeglid on kõveralt. Ei, sellel autol on talverehvid, näeme sügisel. Ja kes on eksaminaatorid laste saamisel? Naised. Ja teie instinktid sakivad. Sorry, naised, te ei oska mehi valida. Ei, päriselt nagu kohe, kui sa näed, et see mees, kes sind rasestas, paneb mokatubakat radiaatorile kuivama. Mõlemad jalad pidurile, nagu kohe, nagu raudselt. Ei, kui te ei usu mind, kunagi leiab siin Eesti Vabariigis aset selline vestlus. Emme, kas sa saaksid mulle rääkida, kuidas ma sündisin? No olgu lapsukene, istu siia traktori rehvi peale. Emme räägib. Kunagi oli Kanal 3 selline saade nagu Proovi abielu. Ja emme tahtis Õhtulehele kirjutada beebiblogi, nii et ta lasi 1000 doosil enda sisse tulla. Nüüd kühvelda seda sitta edasi, Jobina. Ilus tütarlapse nimi, Jobina. Ei, meil on kõigil see üks tuttav, kes ei tohiks lapsi saada. Paljude jaoks olen mina see tuttav. Aga meil on kõigil see üks Post Malone, kelle nimi on Sven. Ja meil on kõigil olnud see päev, kus me teeme Facebooki lahti, vaatame, mis eile toimus, on ju. Ja sa näed reedest, aiapeost. Sven istub plastiktoolil, hommikumantlis, jalatarki kotid ripuvad välja. Ühes käes toba, teises väike beebi. Ja sa oled nagu, okei, kes andis Svenil oma last hoida? Ja siis sa vaatad lähemalt ja sa oled nagu, oi ei. Nad on sarnased. Neil on sama nina ja kaela tätoveering. Mida sa teha saad selles olukorras? Politseisse helistada või vabandage, Sven sai lapse. See ei ole ebaseaduslik. Te ei saa aru, see on Sven. Ta teeb TikToki videosid, kus ta vaidleb mupoga. Kui sa küsid talt wifi paroolid, ütleb vaata ruuteri alla, ta on down. Me kohe saadame auto. Saatke tank! Need on Svenid. Nad on pipragaasile karja immuunsed. Kohe jalad pidurile. Aga samas ma saan teist ka aru, naised. Ma saan teist täielikult aru. Ega teie valikud väga head ei ole nii kui nii. Eestis mehe valimine, see on veits nagu sa võitsid kuskil Vene Tivolis noolte mängu. Ja nüüd ta esitleb sulle neid auhindu. Pozdravляемся! Siin on teie valik. Poolenisti söödud purk vinegretti, naeruväärselt suur tee kanvasest, küüslaugu kaelakee, elav karu. Sa oled nagu, tähem, kõik need valikud on kohutavad. Ma seon oma torud kinni parem. Okei. Naiste peale situtud. Väga hea. See osa tunnist on tehtud. Mul on nii hea meel. Laste peale sittusin, naiste peale sittusin.
vanurid. Ma aitasin hiljuti ühe vanuri bussi pealt maha. Sest ta tahtis mu istekohta endale. Oodake ära enne, kui te plaksutate. Mõtlesin, aitan te natuke. Tegelikult iga kord, kui ma näen vanureid bussis, ma mõtlen, kuhu nad sõidavad? Nad ei tule kunagi enne mind maha. Kas ongi mingi ajaviide, on ju, et Volli, mida sa täna teed? Oh, tead, mõtlesin, lähen täna trolliga sõitma. Ja ka kuhu? Teen täisringi, tead küll. Nagu Tivoli. Käisin Rootsis. Ühe korra nägin seal, kuidas üks vanur libises ja kukkus. Ja inimesed läksid talle nagu appi. Ja eestlansena see oli kultuurishokk. Sest kui Eestis mingi vanur kukub, ta viiakse lumesahaga minema. See ei ole see, et me ei hooli. Me tegelikult eestlastena me hoolime. Meil on lihtsalt enda oma protokoll. Igal olukorrale. Mis on see reegel, kui me kuuleme, et mingi vanur kukkus? Kõigepealt sa vaatad vasakule ja sa vaatad paremale, et näha, kes on kõige lähemal. Kui sa ei ole kõige lähemal, uka, mina prii. Kui sa oled kõige lähemal, sa oled kotis. Sa pead talle esmaabi andma. Ja eestlase esmaabi ei ole tegelikult esmaabi. Eestlase esmaabi on see, et ma maksan makse, ma maksan kiirabitöötajate palkasid. Ma helistan kiirabisse, oled nagu, tervist, vabandust, kiirabi, jah, siin olen mina jälle, et jah, üks rauk prantsatas siin trammirööbastele. Et kus tramm praegult on või? Linnahalli juures, tulge kiiresti. Ei, ma ei hakka teda puudutama, ta on vana, see on nakkav. Ma võin teda jalaga lükata. Aga ma ei hakka... Jaa, te muutute vaikseks, nagu te teeks suu hingamist. Okei, näitame aplausi, kui paljud meist siin on teinud kunagi kellelegi suu hingamist. Keegi just vajab seal suu hingamist. Ma küsin, näitame aplausi, kagi teeb nagu mingi surev hüljes. Ainus asi, mis liigub Eestis suu on setode välja surev oraalne kultuur. Üks seto publikus! Miks mind ei kutsuta presidendi roosiaeda? See on ilmselgelt kultuur. Keegi tehke mingit esmaabi. Tegelikult mulle meeldivad vanurid. Ma armastasin oma vanaema. Ma väga igatsen teda. Ma igatsen enda vanaema. Ta ei ole surnud, ta lihtsalt siinib mind Facebookist. Ma olen ülitüütu. Ja Eesti vanaemad, parimad vanaemad maailmas. Sest meil on need Siberi küüditatud vanaemad. Nad on seest surnud. Nad elavad ainult oma pere heaks. Minu vanaema, kui ta sai teada, palju matused maksavad. 4000 eurot Tamme kirstu eest. Lapsel on kõht tühi. Lükake mind komposti. Vanaema, me ei lükka sind komposti. Lükake mind komposti, kasvatage sealt tomat, pange võiku peale, söötke lapsele, ta ju nälgib. Eesti vanaemad on veits nagu need mägironijad, kes kohe, kui mingi väike kivike langeb, karjub, lõigake nöör läbi. Jätke mind. Mingel mu minuta edasi. Vanaema, see on suur munavägi. Kiirabi pääseb siia. Jätke mind.
vanaema nad juba tõstavad sind kanderaamile. Just sööge mu liha, kuni see on soe, andke kintsutükk lapsele, ta ju nälgib. Nii et ma igatsen oma vanaema. Fuck ja, nagu kuradi üliäge tuur oli ja tõsiselt aitäh teile, et te tulite siia. Tehke ise endale üks mõnus aplaus, palun. Ja ma mõtlesin seda ka, et mul oli esmaetendus Viljandis. Ott, ma ei tea, äkki olete kuulnud, Ott Sepp. Ta tõi mulle kingituseks puskarit, kange Hansa, pruulitud rukkist ja odralinnastest. Ja ma tean, et Eesti taas iseseisvumise päev on möödas. Aga täna on ju Ukraina oma. On ju? Jaa. Seega. Oh my god, 68 volli. Jesus fucking Christ. Siit ta tuleb. Slava Ukraini! Ei, oota, ei. Ma ei saa. Ma panen laval ketti kohe. Mis oleks suht hea promo? Tegelikult. Aga ei. Teeme hiljem. Ootame natuke. Ehitame. That's what she said. Mida? See... Vaata, jäta professionaalidele see asi. Ma räägin teile viimase loo veel. Ma olen Jõhvis pärit ja meil lastena ei olnud Jõhvis väga sittagi teha. Meile meeldisid majapeod. Ja meil oli üks sõber Roland, kelle vanemad olid iga teine nädal komandeeringus. Ma ei tea endiselt, mida komandeering tähendab. Ma tean ainult seda, et iga teine nädal ta vanemad komandeeriti nahhui. Ja terve see maja oli meie päralt. Ma olin mingi 11-12 aastased ja meile meeldis rollipool, nagu ikka Jõhvi lapsed, jõime õlli. Võib-olla veits vaatasime porri. Aga see on nagu romantiline, me ei pannud küünlaid põlema. See on nagu anatoomiline huvi. Come on, te vaatasite ka lastena porri, ei vä? Anu, come on! Ärge jätke mind jälle üksinda. Teil on kõigil olnud suguhaigus. Jaa, vaatasite. Lihtsalt nagu ma olen ettevaatlik seda lugu rääkides. Sest me olime ükskord rollipool majapeol ja seal olin nagu mina, Roll, oli Kristo, oli Joonatan. Jonts nagu hiljuti nagu helistas mulle, ütles, et kuule mees, et ma kuulasin su podcasti ja sa ei saa seda lugu rääkida ja mu päris nime kasutada. Ma õpin prokuröri abiks. Ja ma päriselt üritasin kasutada mingit teist nime nagu Joonas. See on lähedal, ei tule välja. Ma ei oska siin valetada. See on ainus koht, kus ma ei oska seda teha. Nii et sorry, Joonatan. Ma olen kindel, et sinust saab üks päev prokurör ja sa võid mind kohtusse kaevata. Aga seni, fun! Roland, Jonts, Steven, Rasmus, Kristo, olime rollipool. We doing our thing. Meil oli lõbus. Rasmuse vanemad olid üliranged. Ta pidi alati olema enne 9 kodus. Ja Rasmus oli väga tubli. Ta jõi alati kõik enne 9 ära. Ja siis ta tuigerdas koju nagu lõbus munk. Kuni üks õhtu. Politsei pidas Rasmuse kinni. Ja tead, kuidas lapsena sul ei ole seda enesekindlust, et politseile valetada. Sa juba oletad, et ta teab kõike. Ja Rasmus laulis nagu laululind. Ta rääkis isegi asju, mida politsei ei küsinud.
ilmselt politsei küsis talt lihtsalt nagu, et vabandage, noormees, et mis kell on? Ja Rasmus on nagu Vaarika 15 majas. Neil on majapidu, seal on alaealised, nad joovad alkoholi ja vaatavad pornot, palun ärge viige mind Siberisse. Ja politsei korjas Rasmuse peale, viis ta koduaresti ja kohe, kui Rasmus telefonini jõudis, ta helistas Rolandile ja oli nagu Roland, nad teavad, nad tulevad, politsei on teel. Ja pidage siinkohal meeles, Tartu. Jõhvi on 2 ruutkilomeetrit suur. Politsei ei ole teel. Politsei on kohal. Nad sõitsid lihtsalt selle sama tänava lõppu. Piilume ruloo vahelt ja furgoon seisab. Kriisiplaan läheb käiku. Roland karjub üle terve maja. Kõik tuled kinni! Kõik tuled kinni! Ja me panimegi kõik tuled kinni, mis tõenäoliselt nägi veel kahtlasem välja. Kohe, kui politsei kohale jõuab, on spontaanne elektrikahjustus. Väga huvitav. Ja mis seal istume pimedas. On ju. Kristo juba nuuksub. Ja siis Rolandil tuli pähe geniaalne purjus peaga plaan. Ta oli nagu Tanni, niimoodi kutsuti mind. Tanni. Mina olen kõige rohkem joonud. Ja sina oled kõige vähem joonud. Ma olin nagu, jah, ma olen kõige vähem joonud. Tanni, sina lähed ja räägid politseiga. Ütled neile, et sina oled mina, Roland. Mingit pidu ei toimu. Sa just magasid. Homme on kool. Jätke mind rahule, härra inspektor. Mul oli nagu, okei. Korruta minu järel, Tanni. Sa oled Roland. Ma olen Roland. Ja Tanni, kõige tähtsam asi. Mida iganes sa neile ka ei ütleks. Ära luba politseil meie majja siseneda. See on sinu põhiseaduslik õigus. Ja siis ma kombates niimoodi otsisin endale mingita väike venna pidžaama püksid jalg on, et oleks veenev. Mingi kaisukaru. Ja kõnnin niimoodi õue, politsei on juba aia peal seal. Juba muigab, on ju. Ja ma olin nagu, tervist, kuidas saan teid aidata? Ja politsei on nagu, nii tervist, jah, et kuidas on teie nimi? Ma olen nagu Roland. Olgu Roland, et ma siin kuulsin, et siin majas alaealised joovad alkoholi. Kas see vastab tõele? Ei. Ma olen üksinda, ma just magasin. Homme on kool, palun jätke mind rahule, härra inspektor. Nii et sa ei ole joonud, jah? Ei ole. Kas me siis puhume ka või? Puhume. Keegi teist on kunagi üritanud alkomeetrit ära petta. Mul ühel show'l mingi Pihv karjus vahele. Jah, ma jõin liitritäie õli ära. Ja ma küsisin, kas see töötas ka. Ta oli nagu, ei, aga arestimajas minu sitt oli sujuv. Tead, kui sa üritad alkomeetrit ära petta ja sa puhud nagu poole kopsuga. No selle kopsu osaga, kus on vähem aurusid. Puhud. Aga see ei ole piisavalt tugev surve ja politsei on nagu puhu kuni piiks tuleb ja sa puhud. Piiks. Ja siin on see fucked up kuradi KGB treening, mis on tehtud Jõhvi noorsoopolitseile. Piiks käis ära. Ta nägi tulemust. Minuga seda ei jaganud. Pani selle tagasi oma vesti külge ja lasi mul seda valede võrku edasi punuda. Sest et ka temal oli reede. Nii et Roland, sa siis just magasid, jah? Jah. Nii et homme on kool. Jah, praegu on juuli. Ma jäin suvetööle. Ma olen hästi loll. Nii et sa oled üksinda, Roland, jah? Jah, ma olen üksinda. Miks siin maja ees 7 jalgratast on? Need on varastatud. Roland, me ikkagi igaks juhuks vaataksime su majas natuke ringi. Lihtsalt näe, et keegi ei ole ohus. Ja siis tulid mulle meelde Rolandi
kuldsed sõnad. Ei tohi! See on minu põhiseaduslik prerogatiiv. Ma olin hästi sõnaosav laps. Selles mõttes, Roland, et me rääkisime telefonid siis su vanematega ja nemad ütlesid, et tohib. Ja selles olukorras olid minu argumendid otsas. Sest et isegi Rolandi nimi ei ole lepingul. Ja ma juhatasin politseinikud tuppa. Nüüd nad näevad, on ju koridoris 7 paari Adidas superstaare. Juhatan inspektorid magamistuppa. Selles mõttes... See on nagu see, et ma üritasin kuriteost pääseda. Ma ei vaatan neid magamistuppa viiest nagu niimoodi selja taha nagu. Ja siis politsei on nagu, kurat, kes meist täna vangi läheb? Siis viisin nagu nad magamistuppa, see oli meie nagu headquarters. Ja kedagi ei ole. Vaikus. Sa võisid kuulda nõela kukkumist. Möödub minut. Mitte midagi. Politsein, tema jaoks on nagu parim õhtu. Ta kiigub, tead see politsei vitune hoiak, vaat see. See, kus tal on nagu vesti peal liiga palju varustust. Nagu sa tulid alaealisi arreteerima, miks sul bazooka vesti küljes on. Ja ta, kui politsei tunneb, et tal on eriti õigust, siis ta mingi ette niimoodi, et ta paneb sõrmed vesti alla ja hakkab nibusid hõõruma. Ja siis ta seisab seal. Möödub veel 1 minut. Jonts ronib nuttes voodi alt välja. Möödub veel minut, tuleb Kristo. Veel minut tuleb Roland. Veel minut tuleb Steven. Nad olid kõik voodi alla peitnud. Nagu klouni autost. Tulid välja. Ja me seisame seal rivis. Ja teate, mis on kõige retsim osa sellest loost või? Politsei viis kõik sõbrad jaoskonda. Välja arvatud 1 inimese. Minu nad jätsid koju. Oma vanemaid ootama. Aitäh teile, Tartu, see oli häbitu! Te olite võrratud! Aitäh teile! Hei, sa oled helistanud Tänile, ma ei viitsi praegu vastu võtta, jätta oma sõnum pärast seda samust. Ma näen, et sul läheb väga hästi karjääris. Mul on siuke tunne, et mingi aasta-pooleteise pärast sa paned täiesti raketina tähtede poole, on ju. Ilmselgelt see Starimati on siis eemal ära, on ju. Aga see selleks karjäär läheb kuradi epikuks, on ju. Noh, teades sind ja su iseloomu, siis poole aastaga keerad sa kõik perse. Point on selles, et sa vahepeal jätad jumala kuredi vilksatusi sellest, et sa oled normvend, aga siis sa lihtsalt ise üritad olla täielik türa ja munn. Nagu kõik sõpradega lähed tülli, kuradi ego läheb sõitma, kuritarvitad alkoholi. Kui sind üllatab sitt suhtumine sinu suunas, siis äkki ürita ise olla parem inimene. Ja siis umbes 7 aastat pausi ja siis minu vanusel tuled vaikselt tagasi niimoodi peanormus. Aga palju õnne!